Kas elupuud ja mõrusool käivad kokku? Õige vastus on muidugi jah. Ma olen märganud, et paljud aiapidajad ei tea mõrusoolast kahjuks veel mitte midagi. Aga mõrusool siis aitab kõikidel okaspuudel taastuda siis kevadpäikesest ja kui on kuskil ka pruuni sees, siis ta magneesium aitab sellel pruunikal okkal siis taastada oma esialgse värvi ehk siis ilusa rohelise. Ja muidugi ka intensiivistab uute võrsete teket. Siin on nüüd näha kitsede tehtud töö. Ehk siis on sarvedel lastud käia ja kõhud on nad ka täis saanud. Et siin ma näen ainukese lahendusena kasutada siis mõrusoola ja pikaajalist okaspuuväetist, mida te saate ka meie käest muidugi. Aga teisiti neid puid paremaks ei saa. Mõrusoola kohta pean rääkima veel seda, et see on üks väheseid väetiseid, mida peale pritsides siis okaspuu omastab siis okaste kaudu. Ehk siis kui te näete, et kas elupuudel, muudel kuuskedel on mingisugused kohad, mis hakkavad minema pruunikaks, siis pritsides neid kohti pritsiga veeldatud kujul siis jõuab see magneesium läbi okaste sinna kohta, kuhu teda kõige rohkem tarvis on. Et see on siis kohene efekt ja annab kohe kiirelt endast märku. Muidugi, kui teil üle jääb sellest väetamisest, siis võite ka endale vannivette paar klaasi panna, siis annab ka teile seal väga mõnusa olemise. Ehk siis soolavann teeb ka meile, inimestele head, mitte ainult siis puudele. Aga nendele elupuudele jäid haisupallid ja triko liiga hiljaks. Et sõralised on siin juba käinud ja kahju on juba tehtud. Aga kirjuta sina ka alla kommentaaridesse oma kogemus mõrusoolaga, kuidas ta sind on päästnud ja kas soovitaksid teistele ka. Aga mina tänan ja tšau!